Tere! Kui eile õhtul saime kaasa elada sellele, mismoodi Martin Müürsepp mängis aastal 1998 korvpalliliigas NBA ja viskas Los Angeles Clippersi vastu 24 punkti, siis ka täna õhtul oleme me jätkuvalt korvpallilainel. Me läheme ajas veel rohkem tagasi, läheme aastasse 1995. Korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, millest võttis osa 14 meeskonda sellel aastal ja mis toimus Kreekas. Esimest korda oli siis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril peal mängimas pärast Nõukogude Liidu lagunemist ka Leedu koondis. Leedu koondis, kes 92. aastal juba oma lipu all oli Barcelona olümpiamängudel võitnud pronksmedali, tuli siis EM-finaalturniiril peale aastat esimest korda oma lipuga peale aastat 1939. Sinna koondisesse mahtusid ikka väga ja väga legendaarsed mängumehed. Seal olid Kurtinaitis, seal olid Martšuljonis, seal oli Sabonis, seal oli Arturas Karnišovas ja nii edasi. Nii mõnelegi mehele oli juba selleks hetkeks vanust rohkem kui 30 aastat ja nii mõnelegi mehele võis see jääda ka koondise eest viimaseks suureks turniiriks. See meeskond jõudis välja sellel turniiril finaali ja see mäng, mida me täna õhtul näitame, on poolfinaal, kui mängitakse Horvaatia koondise vastu. See mäng lõppes leedukate võiduga ja mängiti lõpuks siis finaalis tollase Jugoslaaviaga, kellega alagrupis juba korra madistati ja siis 9 punktiga neil alagrupis kaotati. Finaalis hiljem kaotati ka 6 punktiga Jugoslaaviale, aga Leedu koondis sai sellelt turniirilt kätte nende nii mõnegi vanameistri jaoks väga magusa medali ehk hõbe medali. See poolfinaal on Horvaatiaga. Leedu oli värskelt alistanud veerandfinaalis Venemaa ja 95. aastal Leedu-Venemaa mäng kahtlemata oli poliitiliselt ikka väga ja väga tähtis kohtumine. Nii et täna siis Leedu vanad legendid värskes 6, võiks öelda nii. Ja mul on väga hea meel, et täna nõustus minuga siia stuudiosse tulema õhtul Gert Kullamäe. Mees, kes viskas aasta varem 94. aastal, kui mälu ei peta, Leedu koondise vastu valikmängus 32 punkti oma koondise karjääri rekordpunktid. Niisiis, koos Gert Kullamäega täna õhtul hakkame vaatama 95. aasta Leedu koondist. Head vaatamist!